Sinu ülemus võib sind praegu jälgida. Isegi kui sa töötad kodust, siis hetkel, kui sinu sülearvuti ühendub ettevõtte võrguga, oled sa sisuliselt kutsunud juhtkonna oma kodukontorisse tooli tõmbama ja sind jälgima. Ja Ameerika Ühendriikides on see praktiliselt 100% seaduslik. Selle jaoks on isegi hüüdnimi olemas – Bossware. Nad teavad, kui sa laiskled. Nad teavad iga sõnumi kohta, mida sa saadad, ja nad saavad neid lugeda. Nende silmad on alati sinu peal. See paneb sind silmitsi ebamugava tõega. Sa ei tee enam lihtsalt kaugtööd, sa töötad jälgimise all. Esimene peatükk – rohelise täbi illusioon. Kui oled üks umbes 320 miljonist inimesest, kes kasutab Microsoft Teamsi alates 2024 aastast, siis tead väga hästi, kuidas see sunnib sind pidevalt pingutama või riskid töö kaotamisega. Kui sinu olekutuli pole roheline, hakkavad tööandjad kahtlustama, kui kaua oled oma töölauast eemal olnud. On olemas isegi artikleid, mis annavad nõuandeid ja nippe, kuidas vältida kardetud jõudoleku staatust. See kõik on osa nähtusest, mida nimetatakse tootlikkusteatriks. Praeguseks on sellest saanud omaette tööstusharu, mille ainus eesmärk on hoida seda väikest rohelist Teamsi tuld põlemas. Sellepärast leiab iga veebimüüja juurest nii palju erinevaid hiireliigutajaid, lauavidinaid, mis hoiavad su hiirt pidevalt liikumises, et see kunagi jõudolekusse ei läheks. Aga Microsoft on leiutanud produktiivsusteatri jaoks lõpuakordi, ühtse auditilogi. Need 3 sõna võivad sind töötuks jätta. Juhtkonna jaoks on Microsoft Teamsi ja selle ületamatu integreerituse üks suurimaid eeliseid Microsoft 365 teenusepaketiga äärmised võimsad ülevaated sinu rakenduste kasutamise telemeetriast. See sõna on uskumatult oluline mõista, et kogu sellest jutust aru saada. IBM määratleb selle järgmiselt. Automaatne andmete ja mõõtmiste kogumine ning edastamine hajutatud või kaugallikatest kesksele süsteemile jälgimiseks, analüüsiks ja ressursside optimeerimiseks. Ja just seda võimaldabki Unified Audit Log. Sinu üldine staatus ja see, kas su hiir liigub, on väärtusetu mõõdik. Ülemused saavad nüüd tsentraliseeritud andmeprofiili, mis näitab neile, milliseid 365 paketi rakendusi sa oled kasutanud ja kui tihti. Nad saavad teada, kas sinu kaamera on koosolekutel sees, milliseid sõnumeid sa saadad ja kuidas sa ettevõtte aega kasutad. Tänu Teamsile saavad nad nüüd ühe nupuvajutusega teada, hoolimata sellest, mis värvi sinu olekuindikaator on. Aga see pole isegi pooltki nii paha võrreldes sellega, mida see tehnoloogia veel sinu ülemustele võimaldab teha. Teada täpselt, kus sa igal hetkel töötad, just kui oleks nad sinu sülearvutisse või telefoni jälgimisseadme paigaldanud. Teine peatükk – kontorispioon. Üks Microsoft Teamsi uusimaid funktsioone võimaldab sinu ülemusel ja kõigil kolleegidel, kes kasutavad sama töö Wi-Fi võrku, sind sisuliselt jälitada. See ei ole lihtsalt hirmutamine või liialdus, see on päris. Microsoft on intervjuudes kommenteerimisest keeldunud, kuid rakendus tuvastab automaatselt sinu asukoha iga kord, kui ühendud ettevõtte Wi-Fi võrguga. See teave ei ole mitte ainult serveri administraatoritele lihtsalt kättesaadav, vaid ka sinu töökaaslastele. Üks selle uue funktsiooni peamisi, niinimetatud eeliseid, on see, et see võimaldab sul oma töökaaslasi projektides üles leida ja nendega ühendust võtta. Aga igaüks, kes pole eile sündinud, oskab öelda, miks see vabandus kriitikat ei kannata. Kui sa tahad koos kolleegiga mõnel projektil töötada, võid talle lihtsalt sõnumi saata. Ainsad inimesed, kellele tooks kasu teadmine kõigi oma töötajate täpsest asukohast igal ajal, kui nad on ettevõtte Wi-Fi võrgus, on sinu juhid. Need saavad näha, kas oled potentsiaalne kasumiallikas või vastuvõetamatu kulu. Suures koguses sinu kohta andmete kogumine on see, kuidas nad enda arvates saavad vahet teha ilma, et peaksid ise tegelikult sekkuma. Oluline on meeles pidada, et sinu töökohas peavad süsteemi administraatorid ise otsustama selle sisse lülitada. Kui nad seda teevad, siis olenevalt sinu osariigist peavad nad sulle seaduse järgi ainult ette teatama. Aga pea meeles, et see ei ole alati nii lihtne. Nad võivad selle klausli peita pikemasse kasutajalepingusse, eeldades lihtsalt, et sa vajutad nõustun ilma lugemata. Või võivad nad seda sulle mugavusena maha müüa, öeldes, et sa ei pea enam kunagi oma tööasukohta käsitsi määrama. Ainus kord, kui sul on selle üle võim, on enne seda, kui sa üldse oma õiguse privaatsusele ära annad. 3. peatükk – klahvivajutuse lõks. Võid arvata nende 2 juhtumi põhjal, et kui sinu töökohal ei kasutata Microsoft Teamsi, oled sa kaitstud. See oleks vale. Tehniline töötajate jälgimine on õitsev tööstusharu. Tehisintellekti tulekuga ja tarkvarabuumi pideva kasvuga lisandub iga päev uusi meetodeid jälgimisvahendite arsenali. Võtame näiteks klahvivajutuste logimise. See on kuidagi isegi pealetükkivam ja hirmutavam kui teised võimalused ning suured tehnoloogiaettevõtted nagu Meta tegelevad sellega juba praegu.
Alates 2026 aasta aprilli lõpust paigaldas Meta kõikidele töötajate seadmetele tarkvara, mis jälgib igat lahvivajutust, iga tehtud klikki ja isegi hiireliigutusi. Väidetavalt selleks, et treenida oma tehisintellekti mudeleid neid ülesandeid iseseisvalt täitma. Seda düstoopilist tehnoloogiat nimetatakse Model Capability Initiative'iks ehk MCI'ks ning see on töötajate jaoks halb kahel erineval põhjusel. Esiteks jälgib see sõna otseses mõttes kõike, mida sa tööl klõpsad ja kirjutad ning salvestab selle teabe. Kui kasutad teatud termineid, mis võivad süsteemis tähelepanu varatada, näiteks palgatõus või ametiühing, vestlustes, mida sa naiivselt pead privaatseks, võib juhtuda, et ülemus hakkab sind ootamatult palju tähelepanelikumalt jälgima. Aga mis veel hullem, kui sinu ettevõte kasutab sellist programmi, tähendab see, et sa annad oma enda asendajale tasuta töökoha koolitust. Sinu jaoks tähendab see sinu elatise ja võib-olla isegi kogu sinu valdkonna hävitamist. Juhtkonna jaoks võib see aga olla lihtsalt andmepõhine kulude kokkuhoid aktsionäride huvides. 4. peatükk, tehisintellekti riskiskoor. Tundub, et kontoris pole miski püha, kaasa arvatud sinu e-kirjad ja brauseri ajalugu. Kui kasutad tööarvutit, tööserverit või isegi töö e-posti aadressi, siis need kõik ei kuulu sulle. Need kuuluvad sinu tööandjale ja see annab neile laialdased õigused kogu sisu põhjalikult läbi vaadata. Sinu ettevõtte IT-osakond teab iga piinlikku küsimust, mida oled töö ajal Googlest otsinud. Sinu ülemus ei näe mitte ainult sinu e-kirja teemarida, saajat ja saatmisaega, vaid ka kogu kirja sisu ja kõiki manuseid. Mitte miski sellest ei ole keelatud. Mitte miski. Brian Kropp, Gartneri HR-valdkonna uurimisjuht, ütleb, et kõik, mida sa kirjutad ükskõik millisel ettevõtte suhtlusplatvormil, on sinu tööandjale kättesaadav kas IT või personaliosakonna kaudu. Kõike, mida sa neile platvormidele paned, saab sinu tööandja vaadata. Nõudlus selle tehnoloogia järele on aja jooksul tehnoloogiat ainult paremaks teinud. Teenused nagu Sentry PC, Work Examiner ja iMonitor. iMonitor soft rõhutavad kõik ühte kindlat oma funktsionaalsuse aspekti. Kui nende süsteem tuvastab lubamatu töötaja käitumise, mille parameetrid valib muidugi tööandja, tehakse salaja ekraanipilt hetkest, mida peetakse rikkumiseks, et tööandja saaks seda tõendina kasutada. Kujuta seda ette. Sa trükid kiiresti ja täiesti süütu. Sõna, mida sa kirjutasid, muutub solvavaks, sest vajutasid kogemata valele klahvile. See pole enam lihtsalt arusaamatus. Kui sinu kirjaviga langeb kokku salajases sisemises nimekirjas oleva lubamatu sõna või fraasiga, on ekraanipilt juba tehtud ja saadetud otse sinu ülemusele, et sind süüdistada. Kui su ülemus on juba mingil põhjusel otsinud põhjust, et sinust lahti saada, siis tehisintellekti tarkvara on just andnud talle selleks ideaalse võimaluse ja märkinud sihtmärgi sinu otsa ette. Ja see pole veel sugugi nii halb võrreldes sellega, kuidas sinu ülemused võivad sinu privaatsust rikkuda, kui nad on ostnud Variato Cerebral Security tellimuse. See on üks kõrgema klassi töötajate jälgimistarkvara teenuseid turul. Nemad on viinud ekraanipildi tegemise rikkumise veelgi kaugemale oma ajakapsli funktsiooniga. See salvestab sinu ekraanist pideva videosalvestuse, kui tarkvara arvab, et rikud ettevõtte käitumisreegleid. Tänu tehisintellekti integreerimisele kasutab Variato ja sajad, kui mitte tuhanded sarnased ettevõtted oma salvestisi mitte ainult tohutute andmepakettide kogumiseks, vaid loob ka iga töötaja kohta profiilid. Nende profiil kujuneb mustritest, mida tarkvara sinu jälgimisel tuvastab. Kui palju faile sa igapäevaselt alla ja üles laadid? Kui palju aega sa veedad iga töörakendust kasutades? Kuidas sa sõnumeid saadad? Kui palju sõnumeid sa saadad? Kõige selle eesmärk on käitumisanalüüs, mis võimaldab neil tuvastada sinu käitumises kõrvalekaldeid. Teisisõnu, kui sa hakkad käituma väljaspool seda mustrit, mille tarkvara sinu jaoks on ennustanud, märgib see sind ebatavaliselt käituvaks ja annab su ülemusele teada, et midagi on valesti. Ainult sellepärast, et ühel tööpäeval laadisid sa tavapärasest rohkem faile alla või saatsid rohkem e-kirju, oled sa äkitselt luubi all. Me kõik teame, kui tihti tehisintellekt eksib või kannatab hallutsinatsioonide all, aga kas su juht teab seda? Kui ta ostab mõne sellise teenuse, siis tõenäoliselt ta usaldab seda. Ja kui see juhuslikult kuulutab sind ettevõtte probleemseks töötajaks, on see sinu sõna selle teenuse vastu, mille eest su ülemus maksab. Nad kasutavad isegi kogutud andmeid, et koostada iga töötaja kohta riskiskoori. See hindab tõenäosust, et sa võiksid olla ettevõttele turvariskiks. Ja see kõik on tõsi. Variato enda turundusmaterjalid kiitlevad, et programm töötab vaikimisi varjatud režiimis, mis tähendab, et kasutajatel pole mingit võimalust teada saada, et neid jälgitakse. See on nagu nähtamatu inimene, kes seisab praegu su selja taga ja vaatab su üle õla. Isegi kui see ei tuvasta midagi kahtlast, teeb see lihtsalt iga 30 sekundi tagant sinu seadmest ekraanipildi. 5. peatükk, digitaalne panoptikon. Jälgimise paranoia tekitab kuulekust.
Selle kogu idee lõi Inglise filosoof Jeremy Bentham aastal 1786, peaaegu 200 aastat enne seda, kui John Wilder Tucky kasutas esimest korda sõna tarkvara arvutite kontekstis. Ta nimetas seda panoptikoniks. Mõtteline eksperiment täiuslikust vanglast, kus vangid usuvad, et neid võidakse igal ajal jälgida ja seetõttu käituvad nad alati korralikult. Nüüd näeme, kuidas Benthami unistus on kogu tööjõu ulatuses teoks saanud, kui keerulised tarkvaravõrgud põimuvad kokku, luues ülemaailmse digitaalse panoptikoni, kus iga ettevõte, iga töötaja on selle sees lõksus. Ja püüdes selles konkurentsitihedas Bossware'i turul ees püsida, loovad ettevõtted järjest kummalisemaid ja pealetükkivamaid teenuseid, et teistest eristuda. Snake on tarkvara, mis meeldib end esitleda kui hoolivat vaimse tervise abivahendit töötajatele, kes igatsevad töökeskkonna õhkkonda. Aga kas sinu vaimne tervis tõesti paraneb, kui su ülemusel on võimalus sulle igal ajal konverentskõne teha ilma, et saaksid sellest keelduda? Protoscore on tehisintellektil põhinev teenus, mis jälgib väsimatult sinu tegevust ja kasutab seda sinu ülemusele numbrilise tootlikkuse skoori loomiseks. Ja kui sul on ametikoht, kus tootlikkust hinnatakse üsna nüansirikkalt, siis on väga suur tõenäosus, et see võib sulle pahandusi tekitada. Ja tarkvara, mis on loodud sinu niinimetatud aktiivse töö jälgimiseks, võib tõepoolest sinu palka vähendada, nagu avastasid töötajad, näiteks finantsjuht Carol Kramer. Tema $200 suurune tunnipalk tõi kaasa tõeliselt naeruväärse netopalga, sest tema tööandjad kasutasid jälgimistarkvara, mis lubas tal arvestada ainult nende minutite eest, mil ta aktiivselt töötas. Ja see ei ole üksikjuhtum. 80 suurimast eraomandis USA tööandjast jälgivad töötajate individuaalseid tootlikkuse näitajaid, paljud neist reaalajas, selgub ajalehe New York Times uurimusest. Mõned teenused nagu FlexiSpy, SpyEra, Clever Control ja iKey Monitor pakuvad samuti kõnede pealtkuulamise funktsionaalsust. Veelgi rohkem neist teenustest pakuvad veebikaamera ja mikrofoni jälgimist, helisalvestust ning isegi mobiilseadmete ligipääsu, nii et nad võivad sind tõesti igal pool tabada. Surfsharki sõnul kogutakse nende teenuste kohta käiv teave isegi tarkvara sees tsentraliseeritud juhtimiskeskusesse. See, mille vastu nad sõda kuulutavad, on sinu võimalus kunagi veel privaatsust tunda, aga see pole ainult Microsoft. Sa ei ole turvaline mõnes kõige levinumas tööl kasutatavas rakenduses. Kui sinu töökoht kasutab Slacki ja sinu ettevõte ostab Enterprise paketi, on administraatoritel lihtne salvestada ja vaadata kõigi nende alluvate sõnumeid, kes süsteemi kasutavad. Kui ettevõte, kus sa töötad, kasutab Google Workspace'i ja tellib selliseid pakette nagu Legacy G Suite Business, Google Workspace Business Plus ja Enterprise Standard, saavad nad kasutada Vaulti. See kõheda nimega funktsioon võimaldab neil arhiveerida ja otsida konkreetset sisu ettevõtte töötajate Drive'ist, Gmailist, gruppidest, vestlustest, Voice'ist, klassikalistest Hangoutsidest ja Meetist. Tõsiasi on see, et see kõik on hirmutav ja meil on selle kinnituseks ka statistika. ExpressVPNi poolt läbi viidud uuring näitas, et 56% töötajatest tunnevad stressi või ärevust, kui nad kahtlustavad, et neid jälgitakse ilma nende teadmata. Peter Holland, Swinburne'i ülikooli personalijuhtimise professor, on avalikult öelnud, et tema arvates on pideval tootlikkuse jälgimisel tegelikult vastupidine mõju soovitule. Intervjuus Bossware'i teemal ütles ta, uuringud näitavad, et mida rohkem inimesi jälgida ja kontrollida, seda tõenäolisem on, et nende tootlikkus väheneb. Inimesed on rääkinud, et nad tunnevad end kiusatuna. Kuid hoolimata sellest näivad turujõud üha enam survestavat juhte võtma oma ettevõtete juhtimisel agressiivselt andmepõhist lähenemist. Tulemuseks, nad ei näe enam tervikut. Soovides kulusid kokku hoida, raiuvad nad maha kõik puud. 6. peatükk. Kontorirevolutsioon. Esimene kaitseliin on alati sinu enda seaduslik õigus sellisele jälgimisele nõusolekut anda. Kontrolli kõiki töölepinguid, millele sa tööle asudes alla kirjutasid, et leida klausleid, mis ütlevad, et oled nõus töökohal digitaalse jälgimisega. See on taktika, millele tööandjad toetuvad, kasutades ebamääraseid ja hoolikalt sõnastatud reegleid, nii et sa ei saa kunagi täielikult aru, kui palju nad tegelikult sinu privaatsust rikuvad. Aga sa saad alati oma arvutit kontrollida. Vajutades Ctrl-Alt-Delete või Ctrl-Shift-Escape saad avada oma arvuti tegumihalduri. See on sisuliselt nagu kapoti avamine, et näha, milline tarkvara hetkel töötab. Kui märkad mõnda neist rakendustest, mida mainisime, või mõnda teist, mida sa ei tunne, oled võib-olla just leidnud tõendi, et su ülemus jälgib sind praegu vaikselt. Kui kasutad Windowsi seadet, saad kasutada ka MS-DOS käsurida, mis tähendab, et vajutad Windowsi klahvi ja R ning seejärel kirjutad otsingukasti CMD. Sealt saad otsida task listi ja leida sama teabe kõigi praegu töötavate programmide kohta. Teine võimalus on analüüsida võrguliiklust, et märgata ootamatuid hüppeid tööajal. Siiski on see meetod veidi ebatäpsem. Nende hüpete jaoks võib olla mitu erinevat seletust ja ainult andmete põhjal ei saa sa olla kindel.
kui sa nii arvad, siis langeksid täpselt samasse lõksu, mida kõik need kallid tarkvarateenused su ülemuse peal kasutavad. Selleks, et vältida jälgimistarkvarale vahelejäämist, on oluline ka andmehügieeni järgida. See tähendab, et töökaaslaste grupivestlused peaksid olema ametlikest serveritest eemal ja eraldi seadmetes. Turvaline reegel, mida endale sisendada on: ära kunagi ütle ega tee tööseadmes või töövõrgus midagi sellist, mida sa ei tahaks, et su ülemus kohe näeks. Mõnikord ei pruugi sinu ülemuse kasutatavad teenused olla nii märkamatud kui mõned kallimad paketid. Lõppude lõpuks ei saa kõik endale lubada kõigi oma töötajate riskitegurite kaitsmist. Kui sinu brauseris kuvatakse teade, et seda haldab sinu organisatsioon, siis ära tee seal kindlasti mitte tööks sobimatuid otsinguid ja suhte sellesse ettevaatliku umbusuga. Kui sinu ülemus palub su tööajal ühendada kindla VPN-iga, siis võib see olla selline, mis võimaldab administraatoritel sinu liiklust jälgida. Ja loomulikult, kui sa ei pelga olla veidi otsekohesem, võid alati osta ja alla laadida mõne usaldusväärse nuhkvaratõrje tarkvara. Ja kui su ülemus sellepärast sinuga pahandab, tead vähemalt, et sul on endiselt moraalne üleolek. Töökohas ei ole ainus koht, kus pinged kasvavad. Ettevõtted võivad töötajaid jälgida hoolikamalt kui kunagi varem, kuid ka neid süsteeme loovad tehnoloogiahiiglased hakkavad üksteise vastu pöörduma. Ja suurim lõhe võibki tekkida tehisintellekti tööstuse sees endas. Uuri välja tõeline lugu massiivsest Microsofti lahutusest, mis viib OpenAI ja ChatGPT igaveseks pankrotti, või vaata hoopis seda,